Kinos Artis ja Tartu Elektriteatris jõuab vaatajate ette Hispaania lavastaja Pedro Almodóvari 16 filmi tema ligi 50 aasta pikkusest loometeest. Alates 1984. aasta filmist Pimeduse piiril kuni mullu Cannes'is esilinastunud filmini Kõrvaltuba. Kino Artise programmijuhi Ragnar Novade sõnal võib Almodóvarit pidada ka selleks režissööriks, kes viis Euroopa kunstfilmi massidesse. Tal on uskumatu võime süübida inimpsüühikasse väga nagu ekstravagantselt. Sest kui me mõtleme Almodóvari filmide peale, siis me alati mõtleme ühelt poolt ka värvide peale, mõtleme kostüümide peale. Jah, võib öelda, et issand, see on Hispaania melodraama, aga teiselt poolt, milline Hispaania melodraama ta on. Ta on nagu võimas, ta on meeldejääv, et need filmid ei jätta mitte kedagi puudutamata. Suures osas tänu sellele, kuidas ta sulle nagu enda inimhinge sisse ennast surub. Detsembris alustab Kinos Artis ka Fritz Langi ülevaateprogramm Varjude arhitekt, mis toob ekraanil nii Langi varased saksa ekspressionismi mõjutustega filmid kui ka tema hilisemad tumedad krimilood. Näitamisele tuleb 10 Langi filmi. Alustades 1927. aastal ilmunud tuleviku ühiskonna visiooniga Metropolis ning lõpetades Langi viimase filmiga Doktor Maabuse 1000 silma, mis valmis 1960. aastal. Fritz Langi austaja režissöör Rainer Sarnet ütles, et alateadlikult on ilmselt Lang ja laiemalt tema algatatud saksa ekspressionism kõiki tema filme mõjutanud. Fritz Lang on üldse üks olulisemaid režissööre filmi ajaloos, et ta on osaline ja algataja paljudele nähtustele nagu saksa ekspressionism. Et tema film Metropolis on siiani väga kaasaegne, palju tsiteeritud popkunstis või muusikavideodes. Paljud ulmefilmid nagu Blade Runner, Star Wars on inspireeritud just sellest filmist. Almodóvari retrospektiiv lõpeb veebruaris. Fritz Langi ülevaateprogramm kestab kuni jaanuari lõpuni.